Perearstikeskus peaks olema iga inimese jaoks esimene koht, kuhu ta oma tervisemurega pöördub. Kuid tõsi on see, et üle Eesti ei ole perearsti abi kõikjal ühteviisi kättesaadav ja olgem ausad, mõni inimene ei ole oma perearsti isegi vist aastaid näinud. 1. maist peaks kogu olukord muutuma, aga kuidas siis ikkagi on võimalik parandada sellist situatsiooni, mis hetkel meil on? Seni tõesti on räägitud hästi palju kättesaadavusest, aga mina pean sellega vähemalt sama oluliseks kvaliteeti ja tegelikult kättesaadavus on üks osa kvaliteedist. Meil on oluline perearstikeskuste kvaliteet tõsta ühele tasemele. Tegelikult kvaliteeti on hinnatud perearstikeskustes umbes 20 aastat. Aga seni on see olnud vabatahtlik hindamine ja nüüd me tahaksime ka Tervisekassa rahastuse kaudu motiveerida perearste tegema paremat kvaliteetsemat tööd. Et näiteks selle aasta algusest on lepingud juba ikkagi loodud nii, et kvaliteetsemad perearstikeskused, kes siis muu hulgas täidavad ka neid nõudeid, mis on selles määruses, mida ma nüüd just teile allkirjastasin, et nemad saavad paremat rahastust. Minister loodab alates maist mitte ainult rahaga perearstikeskusi motiveerida, vaid ka nõuda sarnaseid lahtiolekuaegu ja ühtlustada keskuste tegevust, et inimesed ikka vastuvõtule pääseksid. Perearstikeskuses peab olema võimalik suhelda patsiendiga telefoni teel, digilahenduste vahendusel ja samuti siis ka nii, et inimene tuleb kohale. Meil on olnud olukordi, kus inimene näiteks läheb kohale ja ühtegi inimest ei olegi perearstikeskuses. Või ta saadab näiteks läbi digilahenduse oma palve ja ta ei saa mitte mingit vastust 2 nädalat. Et nüüd on need nõuded on kirja pandud ja see annab Tervisekassale ja ka Terviseametile võimaluse ka distsiplineerida, kui mõni nõue ei ole täidetud. Riigile tähendab 1. maist kehtima hakkav määrus paremini korraldatud perearsti abi ja ka paremat abi kättesaadavust. Kuid mida tähendab see perearsti keskustele? Kas nad peavad oma töö nüüd ümber korraldama? Muudeti ära see, et on normaalne, et perearst töötab meeskonnaga, et ei ole niimoodi, et meil on perearsti tööjuhend, mis täpselt ütleb, mida kõike perearst peab tegema, vaid võtab arvesse ka selle, et perearsti meeskonnas on pereõed, teised tervishoiuspetsialistid, tugipersonal, eks ju. Ja tänu sellele see määrus annab mulle võimaluse, et kõiki asju ei peagi perearst tegema, et ma saan need asjad delegeerida oma meeskonna liikmetele seaduslikult. No aga öelge, mida see uus määrus siis tegelikult nagu parandab ja inimese jaoks paremaks teeb, et kas see arstiabi kättesaadavus just esmatasandil kuidagi paraneb? Võib-olla selles mõttes paraneb, et kui me mõtleme, et nüüd muutub kohustuslikuks see, et kõigil perearstikeskustel peab olema turvaline digipöördumiskanal. Siiamaani väga paljud kasutasid ikkagi seda ebaturvalist e-maili, tihtilugu kui oli veel Gmail lõpuga või mingi muu, siis see tegelikult ei ole patsiendi andmete suhtes turvaline ja nüüd meil on turvaline autentitud süsteem. Mina perearstina ei saa enam kukimukidelt mingeid meile, teadmata, kes selle meiliaadressi taga tegelikult on, eks ju. Ma saan väga hästi, inimene on sinna sisse loginud, mina tean, et see inimene, kellele ma arvan, et ma kirjutan suure tõenäosusega, ka see on, eks ju. Ja see on see asi, mis patsiendi jaoks muutub, et kõik patsiendid saavad pöörduda kõik oma perearstide poole siis digikanalite kaudu. Kas see EMO-de töö selles mõttes paraneb, et inimesed nüüd pigem hakkavad pöörduma ikkagi perearsti juurde, nii nagu see olema peakski? Selle määruse raames küll midagi selles osas oodata ei ole, et muutuks. Tõsi, suhtluskanaleid oma perearstiga saab olema rohkem ja ägeda tervisehäire korral peab olema tagatud esmane nõustamine või vastuvõtt 8 töötunni jooksul. Muudel juhtudel 5 tööpäeva jooksul. Kas see tõesti kergendab EMO-de tööd ja kuidas inimesed uusi võimalusi kasutama õpivad, selle kohta saab öelda, elame, näeme.